Nii, tere! Olen Maila müstilisest maailmast. Nii käes on jälle nüüd aeg, kui on vaja teha uut kuuprognoosi. Et natukene olen paar päeva hiljaks jäänud, aga sellest pole midagi. Et hakkame siis järjest vaatama, et mida siis toob. Vahepeal on nii palju toimetusi olnud. Näed, mingisugune hüppas välja mingi sõnumikene, mingi sõnum või leping. Kohe vaatan, mis see on. Nüüd läheks küll niimoodi. Vaatan kohe, mis see tuleb. Okei. Ei tea, ühesõnaga, ma ei tean küll. Ühesõnaga mingi sugune sõnum tuleb. Las ta ole. Vaat nii. Nii, et vahepeal on teil kindlasti on ka hästi palju suviseid toimetusi olnud kindlasti. Minul on ka. Nii, et pole mahti isegi ühtegi videot olnud teha. Aga see kõik on normaalne suve jooksul, sest kõigil on oma toimetused ja ikka suvel läheb rohkem aega kodu ja enda ja puhkuste jaoks ja niimoodi. Nii, hakkame siis vaatame, mida siis toob augustikuu jaanuarikuus sündinutele. Ja väga tänan teid selle eest, et te olete nii kannatlikult ootanud, nii vahva üks kliendikene mulle kirjutas mulle Messengeri, et nii väga ootab augustikuu prognoosi, seda ennustust. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et mul on täna natukene vaba aega, et siis ma teen selle ära. Sest kuna siis veel? Niimoodi. Tahavad siin juba kaardid välja hüpata, järelikult hakkame ka pihta siis. Nii, et väga tänan teid kõiki, kes te olete mul siin kanali peal oodanud mind ja jälginud mind ja et hästi lahe. Olen teile hästi tänulik. Nii, mida toob siis augustikuu jaanuarikuus sündinutele? Täna võtsin siin natukene jälle tuttavaid kaarte ja natukene ka täiesti ühed teised kaardid, mis mul on juba, ma ei teagi palju aastaid olnud, 17, 18, 19, 20 aastat äkki. Ja vahepeal nad on seal niisama sahtlis seisnud ja nüüd ma mõtlesin, et ma võtan nad välja. Nii, et ma panen need kõik read ära ja vaatame siis, mis siis tuleb siit kokku. Niimoodi. Augustikuu, jaanuarikuus sündinutele. Nii, mida toob augustikuu, jaanuarikuus sündinutele? Mingid mõtted siin küpsevad. Väga huvitav. Vaatame veel. Nii. Ja paneme siis neid ka. Vaatame siis need viimased kaardid ma panen sellised, mis näitavad siis, et rohkem sellist vaimset elu, enesearengut. Nii, juba hüppas välja. Okei. Nii, paneme teise ka. Võtame teise ka. Et see läheb nüüd, see kolmas variant on siis selline hingeline ja vaimne ühendus ja vaatame siis naksti. Nii, väga lahe. Nii, hakkame siis pihta. Augustikuu, jaanuarikuus sündinutele. Teil näitab siin mingisugust sellist kardinaalset muudatust, aga paljud teist võivad minna midagi õppima. Nii et teile siis selline sõnum, et võite minna, te võite ka minna midagi õppima täiesti uut, mida te varem ei ole absoluutselt isegi mõelnud või tahtnud. Ja osad teist on valmis siis nii, et nad võiksid hakata teisi välja õpetama. Samas see kaart näitab ka muidugi selliseid sügavaid teadmisi, sügavat tarkust, ka neid tarkusi, mis on esivanemate tarkused. Ja näitab, et te olete täiesti küpsed, täiesti valmis neid tarkusi jagama ja võib ka tähendada mingisugust õppetundi teie jaoks. Aga ma kohe vaatan, millega see seoses. Siis näitab, et see kuu läheb teie jaoks hästi kiiresti. Vaatame, millega see seoses on. Kohe vaatan. Okidoki, siin tuleb see,
et te tuleksite välja oma sellisest tundest või pigem ütleks niimoodi, just nagu oleks jah, mingi, tuleb välja murda ka siis sellisest üksindustundest, et lihtsalt võtta kätte ja kui pakutakse mingit varianti, siin on ükskõik, kas siis kirjutamist, lepingu sõlmimist, ükskõik, see võib olla kas suusõnaline või kirjalik leping. Ühesõnaga, mingid lepingud pakutakse ja kui see hõlmab nüüd seda, et te peate midagi juurde õppima ja algul mõtlete, et ei tea, et kas ikka tasub või ma pean nii palju ennast muutma, ma pean nii palju ümber õppima, siis mina ütlen seda, et minge ikka, et minge ikka ja õppige ja võtke see uus pakkumine vastu. Nii, muidu üldiselt on kõik ilusasti õnnelikult, oletegi mingi valiku eest, et vana valiku eest, uue valiku eest, et mida edasi teha, kas jääda oma sellesse vanasse mugavustsooni, mis tegelikult on päris hea teile kaardi järgi siin, või siis võtta uued väljakutsed, uued, isegi mingi uue loomine, see võib olla kas oma firma loomine või mingi selline, võib ka olla uuenduse loomine oma ellu. Ja see uue loomine hõlmab siin ka sellist asja, et see seltskond, kuhu teid siis kutsutakse, see võib ka olla mingisugune üritus, mingisugune pidu, aga pigem ütleks ikka sellise seltskonnaga, uus seltskond, et vaatame, mis see siis kaasa toob. Nii, et mingi vana asi võib teil trigerdama hakata siin seltskonna teema pealt, et kerkivad üles mingid vanad pettumused, mingisugused, kas kellegi sellised õelutsemised, kadestamised, mis on siis tekitanud teile mingil määral siiski mingisuguse hingelise trauma või blokeeringu ja seda näitab, et sellest blokeeringust, te tulete välja sellest blokeeringust küll. Teil on raske seda muudatust teha millegipärast. Tegelikult see muudatus on ju, näha on, et on hea, aga ta on natukene ka selline vältimatu muudatus, et te peate selle tegema. Ja see võib natukene panna teil muretsema partnerlussuhte pärast, et mida partner arvab, ja see pakkumine võib tulla täitsa välismaale, sellepärast et siin on välismaa kaart on juures. Teate, teeme siis niimoodi, et kui nüüd teil tuleb see, et te peate otsustama ja kaaluma ja kui te tõesti ei tunne, ei taha, ei suuda, siis no ärge siis tehke seda sammu, sellepärast et küll see võimalus tuleb teile uuesti. Muidu iseenesest on ju päris hea. Aga jah, et natukene justkui raske sellisest mugavustsoonist või toimivast asjast välja tulla, aga jah, mingi uue asja õppimine teile. Nii, vaatame siis need metafoorikaartidega. Siin näitab niimoodi, et teil on hästi suured unistused, hästi suured, pigem visioonitunnistused ja te kuidagi hakkate oma teel ikkagi minema, no paistab, et ikka hakkate liikuma, väga, väga hea. Ja siis näitab seda, et teil on justkui mingid asjad on teie elus juba valmis, mingid teekonnad, millele te võite rahulikult suunduda, te liigute väga õiges suunas ja teil tuleb lihtsalt rahulikult kulgeda, sest näitab, et iga asi kuidagi toimub omal ajal ja ei pise üldse rabelema ega pingutama. Pingutama, heas halvas mõttes pingutama. Nii, et jah, niimoodi. Et lihtsalt kulgetegi nii omas tempos ja te kuidagi tunnetate ära ka need asjad, et mis on siis, mille jaoks on õige aeg, mis asjad on juba küpsed, aga mingid asjad rutavad teile, mida te siis tõesti peate muudatused tegema. Nii, siis näitab seda, et te tegelete just sellise oma tuleviku loomisega, helge poolega oma elust, et mingisugused varjupooled on juba läbi töötatud ja sellele varjupooltele olete te juba ka minevikus olnud
olnud sündmused, mis ei ole teile just kõige paremad olnud ja siis näitab, et need te jätate selja taha ja te tegelete pigem sellise helgema poolega. Hästi palju on teiste mõtteid, teiste nõuandeid, teie peate siis oma teel valima siis selle, mida teie tunnete. Nii et ühelt poolt on kellegi heakskiitu, on kellegi sellist ütlemist, et ei tea, kas ikka tasub ja sul on praegust nii hea ja mõnus ja turvaline olla, siis teie peate säilitama oma mõtted, et teiste mõtted võivad väga palju mõjutada teie otsuseid, aga teil tuleb ise otsus teha ja selles suunas edasi minna. Siis väga paljud teist võivad kohe ütlen teile uuesti, et võivad siis kas siis suhted, mis on siis katkenud varem või on siis olnudki niimoodi jahedamad kaua aega, siis näitab siin, et need suhete parandamine, suhete lepitamine ja see on just siis nende ikka selline südamega seotud tunnetega seoses. Ja näitab ka siin, et teie tõusete nagu fööniks tuhast. Nii et kui teil on olnud mingisuguseid raskusi, ebaõnnestumisi ja kellel ka ikka päris selliseid krahhe, kriise, siis näitab, et te täielikult tõusete nüüd sellest välja, ja alustate uuesti oma elu ja palju võimsamalt. Nii et võtke seda positiivselt, et palju võimsamalt. Ja näitab ka seda, et teile universumi poolt ulatatakse teile alati käsi. Nii et abikäsi on olemas, abikäed on olemas ja saate ilusasti oma elu siis luua selliseks, nagu te soovite. Nii jah, vana mina jääb teist maha, et te astutegi täiesti uude ellu. Te võite hakata uute asjadega tegelema, te võite energeetiline puhastus toimub, siin on näha ja muidugi see on ka variant selline, et kui nüüd suhete suhtes on, teile tundub, et te olete liiga erinevad partneriga, siis on nii, et ärge jääge istuma ega vaatama, kuidas ta lihtsalt läheb, vaid proovige ka selle maailmaga kohanduda. Ja kui siis tõesti ei õnnestu, siis lähete, siis ongi igaüks läheb oma teed. Ma võtan ühe siia juurde veel. Niimoodi. Jah, et oma unistusi ärge jätke täitmata. Et teil on hästi palju selliseid unistusi, mille suunas liikuda ja selles suunas täiesti ka on valgus täitsa olemas, õnnistus olemas universumi poolt, nii et liikuge selles oma valitud suunas. Nii, vaatame, mis need siis universaalse armastuse kaardid näitavad siin. Näitavad sündi, sügavat vaimset mõistmist, rõõmu, õnnistust ja siin teine kaart on värav, läbipääs, transformatsioon, uuenemine. Kuna siin eelnevalt nende Lenormandidega tuli ka see transformatsiooni kaart, et kardinaalne muutus teie elus ja see kaart näitab samamoodi sellist uuenemist. Nii et võtke oma täiesti uus elu siis vastu, mis teile siin tahab tulla. Et kuna siin on ka teise kaardiga niimoodi on sünd, sügav vaimne mõistmine, rõõm, õnnistus. Nii et tulete igal oma teekonnal hoitud ja toetud, nii et minge täielikult ilusti rõõmuga oma valitud suunas. Ja mis on kõige tähtsam, et katsuge ikka südame järgi neid otsuseid teha. Et ma tean, et jaanuarikuus sündinutele on väga paljudele on rohkem sellised mõistuse järgi otsused. Aga te peate õppima rohkem oma südant kuulama, oma sisetunnet usaldama ja küll te hakkate ka, te saate sellega hakkama. Väga lahe. Nii, aga vot nii, praegust on siis selline lühem variant. Nõndamoodi, et vaadake, kommenteerige jälle, ma peangi vaatama üle need, mis te olete sinna YouTube'i pannud alla kommentaarideks ja vastusteks. Vabandust väga, ma ei ole jõudnud neid üldse vaadata, aga nüüd on vaja vaadata. Vot nii,
et ei ole siin midagi. Nõnda, et ilusat suve jätku teile ja pea püsti ja uhkelt edasi ja ongi väga tore. Nii et ärge hakake kahtlema, ärge istuge vanades ebaõnnestumistes. Et need kõik kogemused ja asjad, mis meie elus on olnud, siis need on juba läbitud õppetunnid, need on juba olnud. Et lihtsalt ei ole mõtet selles mingis mineviku eksimuses või ebaõnnestumise energias seal mõttega sees olla ega väga kaua seal selles aletsuses ja pettumuses piltlikult öeldes pöördada, vaid nüüd on läbi ja väike õpetus ka, et kui teil on mingisugused asjad tõesti, mis teid vaevavad mineviku teemast, kuigi siin ilusti näitab, et te tulete lähete ikkagi täiesti uuega kaasa, aga siis lihtsalt väike õpetus on selline, et võtate värvipliiatsid ja siis vaatate, esitate endale küsimuse, et mõttes kas või, et mis värvi see tunne on minu sees, see mineviku haiget saamise tunne ja siis vaatate, mis pliiatsid te valite, võtate selle pliiatsi ja paberi ja siis lihtsalt sodite välja, nii kaua sodite, kui te enam nii-öelda ei viitsi sodida. Et siis, kui saab välja soditud, siis lihtsalt see energia saab teist välja ja siis teil kaob see sodimise tunne ära. Sodite lihtsalt ära ja paberi ja pärast võtke kätte ja põletage see paber ära. Nii. Ja nii ongi hästi. Et siis saate sellest endast välja. Ja tuli on puhastava toimega, nii et väga hea. Nii, okidoki. Kõik ilusat teile. Väike vidin.